Ja järgmist arutelu juhivad meil Epp Vodja, Junior Achievement'i arendusjuht ja Maria Palk, samuti siis Junior Achievement'is turundusjuht ja ühtlasi ka õpilasprogrammi vilistlane. Nii, väikene sättimine veel natuke siin ikka mikrofonidega ja siis annan siit ka mikrofoni edasi, et saavad arutelu juhida omal paneliste tutvustada. Vist on, ei, kõrvad ei sobi. Mis inseneeriast me siin räägime? Enne kui me alustame, siis ma teen kiire turu-uuringu. Ole hea, tõsta käsi püsti, kui sa oled varem midagi õpilasfirmadest kuulnud. Ahaa! Epp tutvustab meile natukene lähemalt ka, millega Junior Achievement täna tegeleb ja mis see õpilasfirma täpsemalt on? Tere! Suur rõõm on, kas on kuulda? Suur rõõm on siin olla ja teiega rääkida. Mina olen see näide, kes inseneeriasse ei sobi. Isegi see mikrofon ei jäänud kõrva taha pidama, aga ei ole viga. Nii, et õpilasfirma on Junior Achievement'i ettevõtlusõppeprogramm, ei ole päris ettevõtte. Ja selles programmis teevad noored juba 30 aastat on noortel võimalus teha läbi ettevõtluse tsükkel algusest lõpuni. Alates sellest, et nad mõtlevad välja idee, planeerivad natukene, mitte 30 lehekülge, aga natukene ja siis panevad paika oma eesmärgid, valivad oma firma, valivad juhid ja hakkavad tegutsema. Peavad vahepeal raamatupidamist kuni lõpuni välja ja lõppude lõpuks jaotavad oma kasumi. Tavaliselt siiski kasumi. Seda nad teevad riskivabalt, kuna nendel kõigil peab olema välja õppinud juhendaja, kes teab reegleid ja kes oskab neid heal juhul aidata. Et ma veel enne, kui ma annan sõna meie noortele, ütlen nii palju, et aeg on õnneks väga muutunud. 15 aastat tagasi, kui ma ükskord tegin oma andmetest kokkuvõtteid, siis ma avastasin, et kui on firmas üks poiss, siis väga suure tõenäosusega on tema juht. Ja siis järsku toimus see muutus. Et ma ei tea, Sandra võib-olla kommenteerida, tema seal kuskil piiri peal oli, et kuidas nendega lood olid pärast. Aga jah, et 2 poissi ja 2 tüdrukut, jah. Aga et muidugi nendega, kus on ainult poisid, polnud probleemi või ainult tüdrukud, aga ma just lugesin neid teisi kokku ja see oli väga-väga suur muutus. Ja ka praegu öeldakse seda, me osalesime ühes Euroopa uuringus ja sealt tuli välja selline asi, et see õppeprogramm mõjub tüdrukutele märkimisväärselt rohkem kui poistele. Nii et tegelikult me peaks tõmbama kaasa rohkem tüdrukuid andma neile õppimisvõimalust, sellepärast et poistel on juba alguses see hoiak ettevõtluse ja juhiks olemise suhtes positiivsem kui tüdrukutel. Aga et tüdrukuid tuleb alguses toetada ja näidata neile, et nemad ka suudavad. Nii. Aga tänast paneeli juhivad Epp Vodja. Eppu kohta hakkasin ma guugeldama välja mingisugust head teksti, kuidas teda tutvustada ja selgub, et Epp on Eestis ettevõtlusõppe sünonüüm. Ta alustas majandustundide andmist Raplas Vesiroosi gümnaasiumis ja peale seda, kui Junior Achievement Eestisse tuli, üsna algusaegadest saati liitus Junior Achievementiga alguses programmijuhina ja siis 16 aastat ja tegevjuhina ja täna on ta siis Junior Achievementis arendusjuht. Jah, aeg oli noorematel üle anda. Aga ma nüüd räägin Mariast, Maria Palk. Maria on meie kõige noorem töötaja Junior Achievementis. Mina kõige vanem töötaja. Ja mis kõige imelikum, see põlvkondade vaheline vastuolu üldse ei torka silma. Igal juhul on meil väga hea meel. Maria on õppinud ja õppimas ettevõtluskõrgkoolis minor turundust ja teeb meie majas turundustööd, aga tegelikult teeb ta ka kõiki muud, kus on vaja noori juhtida ja kõiki muud teha, nii et see on suur õnn. Ma loodan, et Maria võtab tulevikus minu töö üle. Nii ja meie panelistidest ma alustan kohe siit keskelt. Minu gümnaasiumi tee algas Läänemaa Ühisgümnaasiumist, kus ma gümnaasiumis käisin ja seal Läänemaa Ühisgümnaasiumis õpib täna ka meie panelist Krisse, kes eelmisel õppeaastal tegi koos oma klassiõdedega õpilasfirma Toolik. Ja nemad tootsid siis istumisalust, mille sees oli porolon pehmendus ja mis kile seal täpselt sees? Termokile, mis peegeldab siis 80% inimese kehasoojusest kehasse tagasi.
täna tegeleb Krisse selle sama tootega edasi, aga nüüd juba pereettevõttena. Mina tutvustaksin Sandrat, kes juba natukene sõna võttis. Sandra Roosna on meil väga tegelikult ka selline, mida nagu ühiskond sooviks. Ta on just nimelt IT-valdkonnas firma loonud, Axli tegevjuht. Ja enne seda on ta, ma seda pean vaatama veel, sellepärast et selle googledas mulle Maria välja. See oli see periood, kus Sandra oli natuke minu elust kadunud. Nii et Sandra on e-riigi vallas elektroonilise identiteedi ekspert. Nii et täpselt see, mida Eesti riigil tegelikult vaja on. Ja Sandra räägib pärast pikemalt iseendast. Ja Maribel, meie viimane panelist, tegi eelmisel õppeaastal koos klassikaaslastega õpilasfirmat nimega Pakiline ja nad tootsid esmaabikotte, mis olid siis tehtud ülejäänud diivani kattekangast. Tänaseks on Maribel liitunud hoopis ühe teise eelmisel aastal tegutsenud õpilasfirmaga nimega Pela, kes siis toodab ühte ägedat Eesti kaardimängu. Täna nad tegutsevad siis juba päris ettevõttena ja Maribel on nende turundusjuht. Ma lisaksin Sandra kohta veel seda, et Sandra tegi minu mäletamise järgi ühte mängu, kui tema tegi õpilasfirmat, mis oli puhtalt käsitöö. Nii et ei olnud seal veel trükki ega midagi nagu tänapäeva õpilasfirmad. Ja Sandra on minu meelest väga hea näide sellest, et ei tohi mõelda nii. Meie käest iga kord küsitakse, et kui paljud teist lähevad otse edasi päris firmaks. Ma oleks ilmselt väga pettunud, kui Sandra siiamaani teeks mingit sellist lauamängu, võib-olla natuke paremal tasemel, kuna võimeid on märkimisväärselt rohkem. Nii, aga alustamegi kohe siis sellest, et võib-olla millega te täna tegelete ja siis hakkame vaikselt ajas tagasi liikuma. Ja oleme pigem olevikus ja tulevikus ikka rohkem. See oli väga ammu, kui mina õpilasfirmat tegin ja seejärel mul oli võimalus ka Junior Achievementis tööd teha. Ja mul on mõlemad kogemused, nii siis palgatöö kui ka ettevõtja rollis ning mis seal salata, kaks väga erinevad maailma ja pigem siis minu õnneks, et kuna ma ei ole alla andnud, ma olen erinevaid ettevõtteid proovinud teha, kaugeltki mitte kõik ei õnnestunud. Täna ma tunnen, et ma olen lõpuks seal, kus me leidsime väga hea toote, loome väärtust, meil on väga kihvtid kliendid. Parandan natuke, Askly on siis startupi nimi ja te näete erinevatel veebilehtedel vestlusakna lahendusi. Ning mind ajasid need juturobotid nii närvi, et mõtlesin, et üks kvaliteetne peab ka turul olema, nii et siis me arendasime sellise, mis klientidele ei tundu nii tüütud, vaid kus saab erinevates e-poodides abi küsida, nagu me käime tavapoes ja seal on klienditeenindaja, siis e-poes peaks ka olema klienditeenindaja, kes on päris inimene ja kes vastab ja kes saab personaalsed ja kvaliteetsed abi pakkuda. Nii et see on see tehnoloogia, kuhu me oleme jõudnud ning õpilasfirma, kunagi me tootsime selliseid interaktiivseid kaarte, 2 poissi, 2 tüdrukut, me saime selle aasta lõpus ka tellimuse peaministri büroolt, sest EPP korraldas peaministri juurde siis külastuskäigu parimatele õpilasfirmadele ning nad otsisid just parasjagu ideed, mida võiks kinkida peaministri büroo, kuna nad tegid siis üle Eesti mingid kampaaniad, et siis me tegime ka neile igale maakonnale siukse kaardi, mis oli siis põhi oli trükitud, värvitud, käsitsi, kiletatud ja puiduraam ümber. Ning selle tellimuse jaoks sai rakendatud terve pere, nii minul, kõik värvisid ja joonistasid, kui ka vist kõik teised seal mitu ööd järjest tegid seda tellimust. Aga vähemalt sai peaministrile ka projekte tehtud. Mina hetkel õpin siis gümnaasiumis ja kooli kõrvalt teeme me perega ettevõtted Familyworks, mille bränd on siis Toolik, nagu Maria mainis, mis me õpilasfirmana tegime. Mina olen ka hetkel veel gümnaasiumis, abiturient, valmistun lõpueksamiteks ja ülikooliks ja selle kõrvalt olen ka Pela Entertainment OÜs turundusjuht, nagu Maria juba mainis. Ja Pela siis toodab esimest eestikeelset meemimängu, kus siis on kokku pandud erinevate kuulsuste pildid, kus nad on siis sellise humoorikama emotsiooniga ja siis meie oleme loonud sinna sellised naljakad vastsed ehk et kokku peaks tulema selline tore meem.
ja see ongi selle mängu mõte. nii, aga kui mõelda õpilasfirma peale tagasi, mis olid teie kõige suuremad õppetunnid, möödapanekud, sellised asjad? Kas tuleb midagi meelde? Ma võin siis kohe alustada. Minul üks selline suur õppetund oli see, et kui oluline on päriselt delegeerimisoskus. Õpilasfirma ajal ma kuidagi mõtlesin, et mingid väiksed probleemid või mingid sellised väiksed ülesanded, et ma võin need enda peale võtta, et kuigi nad võib-olla ei olnud päris minu valdkond, et kuna ma pakilises olin tegevjuht, et siis oleks võib-olla pidanud paremini natuke delegeerima. Kuna lõpuks tuli neid väikeseid kohustusi nii palju kokku, et tegelikult see oli täiesti mõttetu ajakulu. Ehk et kui sul on hea idee, siis tegelikult ma ütleks, et see hea idee on oluline, aga hea tiim on veel olulisem. Ehk et sa ei jõua üksi nii kaugele, kui sa jõuaksid ühe tugeva tiimiga. Et see oli selline üks väga suur õppetund mulle. Mina tooksin kohe esimesena välja aja planeerimise. Tuleb panna endale tähtaeg, mis ajaks peab mingi asi tehtud olema ja siis seda järgima, et asjad ei jääks viimasele minutile ja kindlasti tuleb ka jagada ülesanded ära, et kõik ei jääks ühe inimese peale ja see inimene ei põleks läbi. Sa andsid ühe väga hea mõtte, ma arendan seda edasi, sest just hiljuti me tegime oma ettevõttes tiimile müügikoolituse ja koolitas Eesti üks parimaid spetsialiste sel teemal vallas. Andrus Albja, ta ütles, et ainuüksi kalendri korrastamisega saab parandada oma ettevõtte tulemust kuni 30%. Et kui palju me teeme asju, mis ei ole korraldatud efektiivselt või peaks üldse neid tegema, et keskenduma millegi muule. Nii et see on väga hea õppetund. Minu jaoks on oluline mentaliteet, et kunagi ei tohi alla anda, sest probleeme viigu me teeme kõik ja palju ja tõenäoliselt elu lõpuni. Aga just see, et kui sa oled võtnud juba midagi ette, sul on ettevõte või projekt, siis õige ettevõtja on ikka see, kes mitte kunagi on alla. Ainult sellised võidavad ja lõpuks loovad väga edukaid ettevõtteid ja teevad ajalugu. Ning teadeb, ma arvan, et üks oluline järeldus on ka see, et me räägime siin, et noored saavad võimaluse õpilasfirmat teha. Miks ei saaks selline programm olla kas või naistele või ükskõik mis vanuses inimestele, võib-olla on, aga sa oled nii tublit tööd teinud just nagu õpilasfirmade poole peal, mina ei tea, et oleks, sest et kohe päris OÜ-d asutada, võtta see kohustus endale, maksta maksud, majandusaasta aruanded ja nii edasi. See on meeletult palju ühe algaja ettevõtja jaoks, et kui oleks selline aastane projekt, kus on vähem kohustusi, aga sa saad juba ettevõtjana ennast siis proovile panna, see oleks väga lahe. Tegelikult on. Meil on õpiettevõtte programm, mille me tegime kunagi koos Kodukandiga, liikumised Kodukant. Ja nad proovis täpselt niimoodi, nagu õpilasfirma käis kõik staadiumid läbi. Aga siis seda oli vaja natuke rahaliselt toetada neil ja raha lõppes otsa. Projekt lõppes. Ja siis nüüd paar aastat tagasi koos Saaremaa ametikooliga me nagu harjasime selle projekti jälle uuesti üle. Vaatasime ja ta on jälle olemas, aga praegu õpetavad seda kutsekoolid oma vanematele inimestele. Natuke. Aga et põhimõtteliselt seda võiks õpetada töötutele ja miks mitte, eks ole, ka nendele, kes sobivad või tahavad alustada. Ja aitäh, Sandra. Aga kuidas siis teie sinna ettevõtlusteekonnale jõudsite? Ehk siis kust tuli üldse mõte õpilasfirmat tegema hakata või kas te olite sellest ka enne gümnaasiumit näiteks üldse midagi kuulnud? Ma annan siit sulle. No, minu vastus on lihtne, minu vanemad on ka ettevõtjad, nii et see nagu ühelt poolt tuleb kodust kaasa. Aga kui ma mõtlen nüüd, et mul on ju vahepeal olnud päris palju aastaid, kus ma palgatööl käisin ja see oli ka aeg, kus ma esimest korda sattusin tehnoloogiafirmasse. Ma olen nii-öelda ise õppinud insener, mul ei ole haridust IT või tehnoloogia vallas. Ja vahest elu sind juhatab edasi ja edasi kuhugi, nii et kui ma töötasin just riigi ja mobiilide projektidega, siis ma sain tuttavaks ühe tarnijaga,
kes tarnis SIM-kaarte, mis on teil kõigil, kes mobiili-ID-d kasutavad, sest neid tuleb vahetada. Ja neid spets SIM-kaarte siis tootis ettevõte, mille juht läks mingi hetk 3. ettevõttesse tööle, mis oli Jaapani tehnoloogiafirma. Ja siis mina olin tal meeles, ta kutsus mind siis Jaapani firmasse tööle ja see oli juba startupi elu maailm, mis on hoopis teistsugune. Ja siis, kui ma sattusin sinna tööle, siis ma nägin ära, et kuidas 0-st kuni siis 200 miljoniga sai see ettevõtte müüdud 2 aastaga, ehk siis 2 aastat. Ettevõte oli loodud, arendatud toode, enamasti Jaapanis, aga ka Euroopas tehti käivad. Ja siis minu teekond omakorda ettevõtluseni oli ju, vaadake kui pikk, et nii palju tuli ära teha või läbi käia erinevaid rolle. Nii et ma arvan, et seal ei ole ühtki head valemit, et vahest kohe noor asub tegema oma õpilasfirmad ja teeb pereettevõtte ja vahest peab suure ringiga või kaarega sinna tagasi tulema. Minu teekond sai alguse nii, et aasta varem minust tegid õpilasfirma minu sõbrannad ja nad tegid nagu nii, see tundus nagu nii äge asi, mida teha. Ja kuna ma olen inimeselt selline, et ma tahan kõike teha ja ise läbi kogeda, siis ma mõtlesin, et miks mitte proovida midagi uut. Minu jaoks oli ka õpilasfirma tegemine üsna selline loogiline käik. Et kui ma olin selline 10, 11, 12 aastane, siis ma käisin väga tihti oma emaga õpilasfirma laatadel ja minu ema oli siis üsna tihti ka žürii liige seal. Ja ma mäletan, et ma sain seal ringi käia, ma uudistasin neid erinevaid õpilasfirmasid ja ma justkui vaatasin neile väga alt üles ja mõtlesin, et ma tahan ka kunagi oma ettevõtte teha. Ja ma teadsin, et siis gümnaasiumis tuleb mul see võimalus. 11. klassis sain vähemalt mina oma koolis valida, et kas sa teed siis uurimistöö või õpilasfirma. Ja minu tingimus õpilasfirma tegemiseks oli see, et mul peab ikkagi olema mõni hea idee, millega ma olen ise väga rahul ja millel on päriselt potentsiaali. Ja õnneks see idee tuli, kompaktsed kaasaskantavad esmaabikotid. Mul oli endal seda tõesti üsna tihti vaja, käies mingites laagrites või üleüldse reisides, et siis on siuke tore, kui on selline väike abimees alati kaasas. Ja siis leidsin ka endale toreda tiimi, kellega seda kogu protsessi läbi käia. Aga ma küsin siit kohe Maribel edasi sinu käest, et sa tegid õpilasfirmat ühe seltskonnaga, ühtede klassikaaslastega ja peale õpilasfirma perioodi ma oletan sulle see ettevõtlus hakkas ikka väga meeldima. Kui sa turundusjuhina nüüd veel gümnaasiumi kõrvalt otsustasid kohe liituda hoopis ühe teise firmaga, siis kuidas see firmade vahetus käis, sest et see firma, kuhu sa ette läksid, nemad siis olid juba õpilasfirmana tegelikult aasta tegutsenud. Neil oli juba see meeskond kõik välja kujunenud ja sina tuled nüüd teisest seltskonnast neile lisaks. Kuidas see sisseelamine oli? Ma olin kõigepealt enda õpilasfirmas muidugi kõik ära lõpetanud, meil oli õpilasfirma juba kinni pandud ja siis mul tuli tõesti kutse Pelast, et hei Maribel, et kuna me olime õpilasfirma laatadel alati kõrvuti, kuna õpilasfirma Pakiline ja õpilasfirma Pela mõlemad algasid P-tähega, siis üsna tihti me olime kõrval boksides, ehk et jutustasime seal vahetevahel ikka. Ja siis nad kirjutasid mulle kuskil juuni alguses, et hei, et meil läheb turundusjuht ära ja et oleme uue liikme otsingul. Tegelikult nad alguses isegi maininud seda, et turundust oleks vaja teha, nad lihtsalt mainisid, et neil oleks uut liiget vaja. Ja kuna me põgusalt olime juba tuttavad, siis otsustasin, et lähen nendega, teen väikse koosoleku, uurin, et mida neil täpselt vaja on ja et kas ma sobiksin üldse nende tiimi. Neil on hästi selline entusiastlik ja hästi armas tiim. Ehk et minu jaoks oli see sisse sulandumine väga tegelikult kerge, et nad võtsid mind hästi kiiresti omaks ja alati aitasid mind ja mina ise ka muidugi küsisin kogu aeg. Ehk et ma justkui saingi siukse küsija rolli seal ettevõttes, et tõin võib-olla isegi oma küsimustega mingeid uusi ideid sinna firmasse sisse, aga jah, minu jaoks oli see õnneks üsna tore, sest et nad ise leidsid mind üles, et mitte ma otseselt ise neile kirjutanud. Ja nad on sind soojalt ilusti vastu ka võtnud tänaseks. Väga lahe. Krisse, ma küsin sinu käest kohe järgmisena. Krisse siis tegi õpilasfirmat koos oma heade klassiõdedega. Tänaseks sama toodet, samast tootest oled siis teinud enda pereettevõtte brändi. Kuidas see
käik niimoodi läks või kuidas suhtuvad sinu eelmised õpilasfirmade liikmed sellesse, et sa täna seda toodet hoopis teises koosseisus edasi arendad? Tegelikult see otsus sai selgeks juba sügisel, kui me õpilasfirmat alustasime. Me tegime küsitluse, kus siis oligi üks küsimus sellest oli, et kas sa soovid õpilasfirma lõpus edasi tootega minna või teed sa õpilasfirma, et kogemusi saada ja mina teadsin kohe alguses, et ma soovin edasi seda toodet siis arendada, aga teised vastasid, et nad tahavad just pigem kogemusi saada. Nii et ma arvan, et õpilasfirma lõpus meil ei olnudki millestki rääkida selles osas, et see oli siuke kindel asi, mida teha. Okei, nii Sandra, sulle veel guugeldasin sinu kohta päris palju enne, kui me siia täna jõudsime ja ma näen, et sul on läbi aegade olnud siin peale õpilasfirma aega veel päris mitu ettevõtet, millega sa oled tegelenud ja need viimased just IT-valdkonnas. Kuidas sulle tundub, kas naisena IT-s on raskem läbi lüüa kui mehena? No, väga hea küsimus. Kui ma peaks mõtlema mitu korda raskem, kas oleks 10 või 100 või rohkemgi palju sinna nulle panna otsa. Kindlasti. Ma arvan, et kuna IT-firmas meie kasutame ja väga paljud kasutavad alguses ka teiste inimeste kapitali, ehk siis investorite raha, siis statistika koheselt eelmisel aastal kõik Euroopa ettevõtted tehnoloogiasektoris kokku, kui võtta siis naiste poolt asutatud ettevõtetel anti 1% kapitali ja 99% siis kapitalist opereerivad mehed. Et see on see valdkond, kus ma vahest naljaga pooleks ütlen kolleegidele, et ma tunnen teile kaasa, et ma siin eesotsas olen, et see on palju raskem. Ja seda on tunda väga tihti, kui mul on veel kodus mees, kes on ka ettevõtja ja veel 3 last. Ma ei varja seda, võib-olla peaks, et jällegi investorid vaatavad, et kuidas sa laste kõrvalt tööd teed või siis näiteks tulevased töötajad samamoodi on skeptilised. Sest kui lapsed on haiged, siis kes läheb lapse juurde? Mitte isa enamasti, et ikkagist pigem ema. Ja sa pead looma sellise süsteemi enda ümber või tugisüsteemi, et see üldse toimiks, et sa saaksid mitte läbi põleda, sa saaksid pühenduda, sest pühendumust ja töötunde nõuab iga äri sama palju nii mehelt kui naiselt. Nii et tänaseks see, võib-olla olete näinud internetis, on see meem, kus on stardipauk ja siis maratoni või sprinti jooksevad mehed ja naised, naised, karjäärimehed. Ja siis meestel on tühi rada ja naistel on pesumasin, pannid, potid, mähkmed, triikraud ja kõik need asjad ees, ja siis tõkkejooks. Et see ei ole kindlasti sama stardipunkt ja sama rada. Ja tänaseks kui mul ei oleks abilisi, mina kodus, et ma üldse saaks ettevõtlusega tegeleda ja arendada ettevõtted, siis mul on kodus inimene, kes iga päev teeb süüa, triigib, peseb, kui lapsed on haiged, on lastega, sest muidu ei vea välja. Nii et siis mina oma palgast teen selle juba arvutuse, et see ei ole ainult palga pärast töö, vaid isiklik areng, eneseteostus ja nii edasi. Ja siis see ongi naiste ja meeste vahe selles valdkonnas ja selles maailmas. Tõenäoliselt ükskõik millise positsiooni juures, kui sa oled naine, et siis sul on need triikrauad ja potid seal ees. Kuulge, kuulan teid eriti praegu Sandrat ja mul tuli järsku selline mõte, et me õpetame noori naisi, et minge ettevõtlusesse, hakake juhtideks, teil on julgust vaja. Äkki me peaks hoopis mehi õpetama, noori mehi, et ärge takistage ja võtke naisi tõsiselt. Et võib-olla peaks suunduma sinnapoole. Ja meil endal Junioris tegelikult Epp on sellest väga palju rääkinud, milline sellest, kuidas peaks suhtuma töötajasse, kellel on väike laps. Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Ja mina ütlen, ma olen selles sügavalt veendunud, et sinu kõige paremad töötajad tulevad nendest inimestest, kellel sa oled lasknud oma lapsed kasvatada nii suureks, et nende süda kogu aeg tööle ei valuta. Et ükskõik, kas leida kodus töötamise võimalusi, kui muid ei ole või kuidagi moodi. Et minu pikaajaline kogemus ütleb seda, need on olnud minu kõige paremad töötajad. Ja ma ise ka, kui mul laps oli väike, kes jäi kogu aeg haigeks, et kuna mul oli selline ülemus, siis ma hakkasin selle peale mõtlema. Nii et. Mul eelmine nädal käis tööintervjuul käis päris palju inimesi, umbes 10 inimest nädalaga. Ja siis üks alustas
sellest, et tal on 2 last kodus ja viimased 5 nädalat on need haiged olnud. Ja tema tuli tööintervjuule ja ütles seda kohe välja. Et siis noh, ma saan aru, et isegi kui me ei ütle välja, siis see on reaalsus, kui sul on väiksed lapsed. Ja nad ongi nädalate viisi vahest haiged. Et kuidas sa siis tööd hästi teed, sama hästi kui meeskandidaat? Ma ei tea. jah, ja mina mäletan igal juhul seda, et me vahel vahetasime tööd, et mul oli väga hea ülemus, kes ütles tol ajal Pirgu arenduskeskusest Andrus Ristkok, kes ütles, et mul on jumala ükskõik, millal sa tööd teed. Kui töö on valmis, siis see ei ole minu mure. Ja no see suhtumine aitab väga palju vahel, et sa saad tegeleda kodus asjadega ja nii edasi. Aga läheme vist nüüd tagasi. Lähme tagasi selle juurde, et kui me nüüd juba jõudsime töötaja nii, siis kuidas teie täna tunnete, milline on te olete siin 3 juba ettevõtjat, päris ettevõttes töötavat inimest, milline on teie unistuste töötaja? Ja kas tänane koolisüsteem teie meelest valmistab seda unistuste töötajat ette? Sa võid äkki Maribelile anda? Jah. No minu unistuste töötaja on kindlasti keegi selline, kes on väga positiivse ellusuhtumisega. Sellepärast, et igas ettevõttes tuleb nii suuremaid kui väiksemaid probleeme ette ja just ei tohi nagu kuidagi suhtuda nendesse probleemidesse väga pessimistlikult. Et kui mitte kuidagi ei saa, siis tegelikult kuidagi alati saab, et minna kas või mingi suurema ringiga või midagi mõelda välja. Et positiivne ellusuhtumine, no muidugi kohusetundlikkus ja pühendumus, need on ka olulised. Aga ma ütleks, et Eesti haridussüsteem on väga hästi üles ehitatud, me oleme tõesti maailma tasemel ja kindlasti ta õpetab nii-öelda inimestele kohusetundlikkust, aga sealt jookseb ka see piir, et osad noored võib-olla kardavad väga eksida, mida mina ise olen oma tutvusringkonnas näinud, ongi see, ja ma ise ka, et ma olen tõesti inimene, kes kipub väga üle mõtlema ja justkui kardab teha teatud situatsioonides vigu, aga minu arust see on väga vale, sest et vead ongi need asjad, mis viivad meid edasi. Ja just vigade tegemist peaks kuidagi koolis rohkem, ma ei saa öelda, et õpetama, aga see peaks olema normaalsem, et koolis võib-olla oodatakse liiga palju seda, et no sul peavad olema 5 ja sa pead olema tubli õpilane, aga tegelikult vigade tegemine on väga inimlik ja me peame tegema vigu. Minu ideaalne töötaja kindlasti peaks olema kohusetundlik, ta peaks oskama enda aega planeerida ning minul peaks olema temaga hea klapp, et hea koostöö, sest heast koostööst sünnivad ka ägedad asjad. Ja ma arvan, et teise küsimusele ma ei oska nii hästi vastata, sest ma õpin alles gümnaasiumis ja ma arvan, et seda küsimust peaks just tööandjatelt küsima. Äkki Sandra oskab vastata paremini. Mis see teine küsimus oli? Kas tänane haridussüsteem valmistab neid ette ka? Jah ja ei. EPP kindlasti valmistab rohkem kui väga paljud teised, kes on just nagu noori täis klassiruumide ees. Õpetajast sõltub, ehk siis seda ma üritasin öelda, et õpetajast ja inimesest sõltub palju, kuidas sa ühte või teist või kolmandat ainet edasi annad. Mis on väga paljusid asju ajajuhtimise teatud oskuste puhul, neid saab õpetada. Mida on väga raske õpetada või mida mitte ükski tööandja ei taha õpetada või olla sulle psühholoog. Et kuidas sa iseennast motiveerid. Inglise keeles on self-motivation. Minu jaoks on nagu number 1, kas sa ise oled inimesena oma mõtetes, peas ärgates lõvi või hamster või kes sa oled, kas sa tahad minna ja teha midagi päriselt ja täiega ja hästi, kas sa tahad olla siin džunglis kuningas või siis sa elus võib-olla valid mõne väga lihtsa tee ja see on ka okei. Aga tööandjana ma tahan neid lõvisid, ma tahan inimesi, kes on juba nii näljased, et nad ainult võtavad vastu seda, mis mulle antud hetkel pakkuda on ja pigem nagu veel õpetavad mulle midagi. Nii et sellised tugevad isiksused on see, keda mina tahaksin enda tiimi.
aitäh. Meie oma õpilasfirma programmis tegelikult oleme ikka öelnud, et ega meie ei valmista ainult ettevõtjaid ja juhte. Et kui inimene käib selle programmi läbi, siis ta ehk mõistab ka paremini, mida ettevõtja tahab. Et ehk saab temast see agaram ja vastutustundlikum töötaja. Aga mida teie noored arvate, kas õpilasfirma peaks olema koolis kohustuslik programm või ei? Praegu ta ei ole. kuidas see praegu ei ole? Ei ole. Kuidas see võimalik on? Ta on vähemalt õppekavas meil sees, nii palju me oleme saanud, aga ta on vabatahtlik, õpilastele vabatahtlik. Ma võin alustada kohe, et mina ütleks, et õpilasfirma programm ei peaks olema kohustuslik, sellepärast et kõik ei saa olla ettevõtjad ja kui teha see programm kohustuslikuks, siis kuidagi tekib selline tunne, et ma võib-olla pean seda tegema, ehk et tegelikult kaob kogu see sära või kogu rõõm selle asja tegemise juurest ära. Ehk et kindlasti igas koolis peaks olema võimalus teha õpilasfirmat, et ma tean, et näiteks ettevõte, kus ma praegu töötan, Pela Entertainment OÜ, nemad tulid Tallinna Reaalkoolist ja neil oli kindlasti 11. klassis oluline see, et uurimistöö oleks tehtud ja kui sa jõuad uurimistöö tehtud, mis on väga-väga mahukas, alles siis sa võid tegelikult teha õpilasfirma kas siis järgmisel aastal või samal aastal, mis on väga ebatõenäoline, sellepärast et sul on ka enda tavalised õppimisasjad koolis. Ehk et ma ütleks, et kohustuslikuks tegemine ei oleks väga hea, aga kindlasti igas koolis peaks olema see võimalus õpilasfirmat teha. Et see on väga oluline. Ja ma arvan ka, et see ei peaks olema kohustuslik, sest selles programmis osalemine on hästi intensiivne töö ja see nõuab väga palju pühendumist ja igale inimesele ei pruugi sobida selline tempo, et kogu aeg peab midagi tegema, kogu aeg peab olema olemas. Et jah. Mina austan ja mõistan neid seisukohti. Samas igaüks võib öelda, et ma ei taha kooli minna, mulle ei meeldi matemaatika või ma ei taha tööl käia noorena, on ju. Aga kooli eesmärk ongi sind natukene valgustada, ette valmistada eluks. Et elus peab matemaatikat oskama ju koolis. Et siis kuidas sa neid teadmisi praktiliselt rakendad, miks siis see on väljaspool skoopi. Mulle üldse meeldivad hästi praktilised, elulised ained, nii et üks asi on õpiku järgi teatud hinde peale sooritada, siis või kontrollida oma teadmised, aga just see pool, et kuidas sa seda praktikas suutsid rakendada, mulle meeldib see mõte. Ma arvan, see on kasulik. Nii et sina ütled, et võiks olla kõikidele? No mina ütlen ka, et tegelikult see, et ma õpilasfirmat tegin, oli väga oluline. Minu õpilasfirma aeg ei olnud väga kaugel, 5 aastat tagasi ja meie toode oli peamiselt suunatud siis ettevõtetele. Ehk siis mina 16-aastasena Google'i abil õppisin ära arve tegemise, väga oluline oskus. Ja kui ma päris ettevõtte lõin ja mul oli päriselt vaja hakata arveid tegema, siis see oli minu jaoks juba küllaltki palju lihtsam. Küll aga ettevõttega seoses väga naljakas seik, kui mina 18-aastasena siis esimest korda pidin endale palka maksma. Tegin endale töölepingu, mul oli palgapäev ja ühel hetkel istun seal pangas ja mõtlen, et kuidas seda palka üldse endale makstakse. Ja siis 18-aastane mina guugeldab. Ja Google'is on kõik samm-sammult ette näidatud, kuidas palka makstakse, nii et need oskused, ma arvan, et mis ma täna 22-aastaselt juba oskan, on ka suuresti tänu õpilasfirmale, nii et see on kindlasti väga oluline ja väga olulisi asju mul elus õpetanud. Mida siis sa ütled, Maria, peaks olema kohustuslik või ei? Ma kohustuslikuks ei muudaks, sest et inimesi on nii palju erinevaid ja mingisugune valikuvabadus peab ikkagi olema, aga hea on, et õpilasfirma programmi jõuab järjest rohkematesse koolidesse Eestis. Jah, tegelikult vaidleme selle üle meie ise oma organisatsiooni sees, on poolt ja vastu argumente ja täpselt samuti ka majandusõpetajad. Õpetajal on tunduvalt kergem õpetada vabatahtlikke, tunduvalt kergem, aga poolt argument kohustuslikuks saamiseks on see, et sinna siis satub sisse ka mõni introvert, kes ei julge muidu. Aga kui ta hakkab tegema, tegelikult meil peaaegu kõigil on neid lapsi, et siis ta näeb, et see asi ei ole sugugi mitte võimatu. Mulle isegi üks Rapla kooli tüdruk tuli ükskord, kui kursus lõppes, tuli ütlema, et tead, et teised kutsusid mind, et ma tegelikult ei tahtnud ja ei julgenud, aga neil jäi üks inimene puudu. Ja et nüüd ma tean, et mina enam töötuks ei jää. Nii et vaat, et ma midagi mõtlen ikka välja.
ja et see on nagu plussi pool, aga tegelikult ega ei oska meie ka täpselt öelda, kas ta peaks olema või ei. Tahtsime lihtsalt teie arvamust kuulda. nii, aga teile nüüd selline küsimus veel, et millal sa esimest korda kas siis õpilasfirma, päris ettevõtte ajal tundsid, teed oma asja ja mõtled, et vau, ma teen ikka päriselt midagi ägedat, midagi, mis loob väärtust. Esimene selline läbimurre, kus sa tõesti mõtlesid, et see pikk töö, mis sa teinud oled, on nüüd vilja kandma hakanud. jällegi väga hea küsimus, sest et päriselus ettevõtjana, kui paljud siin auditooriumis ise on tööandjad, maksavad teistele palka. Et iga kuu ja iga aasta on ju erinev ja neid hetki, kus ma tunnen, et vau, ma lõpuks sain midagi nii hästi tööle pandud. Eks need hetked mööduvad ja siis tulevad rasked ajad või rasked aastad ja õnneks mul on alati meeles, et ka see möödub. Et kui ma olen väga kehvas vaimselt, finantsiliselt ettevõtte käekäiku vaadates raskes seisus, siis ma tean, et läheb paremaks. Ja siis, kui sul on väga hästi, siis ei tohi ka rõõmustada, et kunagi ei tea, milline järgmine kuu või kvartal on. Nii et neid hetki paratamatult minul vähemalt isiklikult, võib-olla on ettevõtjaid, kes on hästi stabiilsed või suutnud oma ettevõtteid nii tööle panna, et nad ei muretse. Aga jah, minul käib see kogu aeg üles-alla nagu see pulss või mingi muu meditsiiniline graafik. Aga Sandra, mingi esimene yes-moment, mis sa eredalt mäletad, võib-olla õpilasfirma ajast juba, kui esimene müük näiteks tehtud sai? No vot ma alustasin sellest peaministri diilist, järelikult see oli siuke vau, et saime ja meile maksis siis Riigikantselei rahakontole ja see oli kõige suurem tehing, sest laatadel me käisime, müüsime ühekaupa ja see oli ka siis personaliseeritud toode, ehk siis hinnalipik oli 5 korda kõrgem. Muuseas, Sandra, mul on tunne, et kas ma mäletan õigesti, sa ütlesid, et pärast peaministri vastuvõttu, kui sa tagasi tulid, et siis lausa vanaemal tulid pisarad silma. Ega ma arvan, et me terve perega rõõmust naersime, nutsime, sest et seal oli nii palju õpilasfirmasid koos, igaüks oleks tahtnud olla see valitud. Ja siis oli esimest korda, kui ma tundsin, et vau, ma olen hea müüginaine, müügimees. Et järelikult ma kuidagi paistsin silma. Ja sellised hetked, näiteks ka Askli puhul, et kui sa kaasad investoritelt kapitali, sul laekub mõni oluline suur rahasumma. Et siis on ka selline tunne nagu iseendale suur pai, et mind usaldati ja ma saan nüüd mingi plaani ellu viia, hästi olulised sündmused elus. Sest et klientide hankimine või kaotamine on igapäevane töö või siis inimeste uute tiimiliikmete värbamine, aga just mõned sellised eredad hetked on jah, suured tehingud, suured rahasummad, et ikka tulemused. Minul oli neid hetki päris mitu, aga üks siuke väga ere hetk oli siis, kui Maria alguses rääkis ka, et toolikul on siis termokile sees ja ma tahtsin teada, et kas see termokile siis päriselt ka töötab seal sees, et panime küll sinna sisse selle, et peaks nagu töötama, aga kas ta nagu praktikas ka siis toimib. Ja ma tegin termokaameraga pildi ja kui ma nägin sealt pildi pealt, et vau, see päriselt töötab, et ma tegin nagu midagi ägedat, siis see tunne oli lihtsalt nii võimas. Ma ütleks ka, et neid hetki oli tegelikult päris palju. Esimene, mis mul kohe meelde tuli, oli siis, kui me saime oma päris esimesed tooted kätte, et need ei olnud enam prototüübid, vaid need olid valmis õmmeldud kotid, kuhu me pidime siis lasergraveeringu peale tegema ja siis need lisaks komplekteerima. Ja kui see esimene toode oli valmis, siis me olime kogu tiimiga ikkagi nii õnnelikud, sest et see päris toode nägi hoopis teistsugune välja, mitte hoopis teistsugune, aga üsnagi erinev sellest esialgsest prototüübist, ehk et me olime juba siis päris pika tee tulnud ja me teadsime, et vau, tegelikult see on nüüd see alguspunkt, kus see kõik saab alguses, me saame hakata müüma. Ja kuni me siis lõpuks jõudsime Eesti parima õpilasfirma võistluseni, mis siis oli, ma ütleks, et selle kogu õpilasfirma programmi selline tipphetk. Ja seal laval olles või žüriiga rääkides, siis oli küll terve aeg selline tunne, et vau, et kas me oleme tõesti siia jõudnud, et kogu see raske töö ja et see on nii äge.
Maria, aga sina? Mis küsimus oli nüüd? Tipphetk, mis vaue? Ma arvan, et õpilasfirmana meie siis tootsime kaardimängu nimega Mälukas, mis teadvustas noortele uimastite ehk alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide kahjulikkust. Ja meie põhiline sihtgrupp olid haridusasutused. Mina olin ettevõttes turundusjuht ja kõige keerulisem asi 16-aastasele minule oli hakata helistama kooli direktoritele ja pakkuma oma toodet müüa. 16-aastane mina pakun ühte kaardimängu, mis on küll tehtud koostöös noorsoopolitseiga, faktid on kontrollitud, aga kuidas ma nüüd seda direktorile maha müün? Ma olen alati olnud koolis selline keskpärane õpilane, rohkem selline naljatüdruk. Kuidas ma nüüd tõsiselt lähen direktoritele midagi müüma? Oi, see oli raske. Ja kui ma lõpuks hakkasin neid kõnesid tegema, siis tegelikult selgus, et direktor oli väga huvitatud minuga rääkima. Ja kui me esimese diili ära tegime, siis meid kutsuti ühte põhikooli inimesõpetuse tundi, seda kaardimängu õpilastega läbi viima ja tuli esimene tehing 10 kaardipakile. Ja siis mõtlesin küll, et vau, et nüüd me oleme tehtud tüübid. Guugeldasin siis, kuidas arvet teha ja panin oma esimesed arve õpilasfirmaga teele, mis oli hästi eriline tunne meie jaoks. Sest enne seda me ei olnud seda sihtgruppi määratlenud ja me läksime Eesti õpilasfirmade laadale oma toodet müüma. Me müüsime seal 2 pakki kaarte, ühe oma juhendajale ja teise oma sõbrannale. Täiesti mõttetu müük ja niimoodi läks raha välja ja vastu ei tulnud mitte midagi. Aga ma küsin vahepeal vahele, kas publikus on kellelgi küsimusi meie panelistidele? Või kas kellelgi... Jaa, ma toon mikrofoni kohe. Ma tahtsin küsida Kriselt, et kus kohas neid istmealuseid, need olid vist, jah? Et kus neid kasutatakse? Kus seda, kas külmal ajal kuskil õues või ma ei ole kursis? Jaa, ma seletan ära, toolik on siis istumisalus, mis on veekindel ja soojust hoidev ning seda saab siis endale selga tõmmata. Et näiteks vabaõhukontserdil alati tunned, on sul veepudel, seljakott, mingid kõik asjad on igal pool, et tahaks nagu tantsida ja nautida, aga kui on toolik, siis saab lihtsalt tooliku selga tõmmata, käed on vabad, sinna on võimalik juurde panna varsti pudelihoidja, kuhu saab veel pudeli sisse panna, et täiesti käed vabalt saad nautida ja panedki lihtsalt näiteks märja pingi peale, võib ka maapinna peale panna ja istud ja sul ei ole külm, et hoiab soojust. Talvel ka. Igatahes mina olen ostnud 4 tükki juba oma perele ja tuttavatele ja nad on tõesti popid, nii et naabrid ka laenavad, kui peavad minema vabaõhuüritustel, ütlevad, et on hea istuda. Nii et öeldakse, et siin majas vist ei tohi reklaami teha, nii et vabandust, aga nad on head. Aet! Mina olen tohutu Junior Achievement'i fänn ja tõesti see on vist kas 30 aastat olete tegutsenud, et tegelikult minu meelest on see Junior Achievement ainukene, kes on nagu nii pikalt ettevõtlust arendanud ja erinevatel tasanditel. Ja minu oma tütar on ka läbis, oli ta juhendaja ja tõesti 4 kuuga ta sai 4 aasta kogemuse. Ja võib öelda ka praegu, et ta on töötanud nii töövõtjana, mida ta kogu aeg näeb, et ta ei taha olla kellegi alluse. Tal on ka tegelikult 27-aastane ja mitu nagu väga edukat ettevõtet ja tõesti suur panus on olnud sellel Junior Achievementil, et minu meelest nagu tohutu töö, tohutult väikse raha eest üle Eesti. Ja siis Maria on meil, ütleks ka, et ta on meil Mainoris õpib ja ta on, ütleme, kui tütar on hästi ettevõtlik, siis Maria kohta ma ütleks, et ta on 8 lõpetanud ja töötab, et ta on kõige ettevõtlikum üliõpilane meil seal koolis või üks kõige ettevõtlikumast. Ja mina nagu toetan, ta ei peaks olema kohustuslik, aga selline poolkohustuslik just sellepärast, et sa ei pea saama ettevõtjaks, aga ettevõtlikkus ja nii nagu sa ennem ütlesid, et sa saad aru, sina rääkisid, et sul töötajad ei saa vahel võib-olla sinust, et miks sa seda niiviisi nõuad, et nad tihtipeale on see, et töötajad ütlevad, et see tööandja on, ma ei tea, võiks teha seda, teist ja kolmandat, aga siis nad saavad aru, kui raske on olla tööandja. Et see on just see, et sust ei pea saama ettevõtja, aga lihtsalt, et sa saad paremini aru
sellest tööandjast, kui raske tal, kui palju läheb maksudest, kui palju ta peab otsustama, kui palju ta peab ööpäevast tunde kulutama tööle, et sellepärast ma toetan sind, et võiks olla poolkohustuslik. sealt tuleb enne küsimus. jah, siinpool nurgas oli küsimus, mina olen õnnelik tooliku omanik, mina olen seda õpilasfirmade laadalt ostnud. ma saan aru, et Haapsalus on see täiesti mõttekas tegevus, müüa tohutult palju vabaõhuüritusi, istuda pole mitte kuskil, käid oma tooliga üritusel. aga siin nurgas oli küsimus, et kus te müüte, mina teid ei ole näiteks Haapsalu vabaõhuüritustel turundamas neid näinud. ja see suvi, kuna me alles kevadel lõpetasime õpilasfirma ja hakkasime siis mõtlema või hakkasime nii-öelda pereettevõttena seda tegema, et terve suvi on meil läinud selle peale, et teha, et toolikut nii-öelda edasi arendada, et seda natukene muuta, panna mingeid ägedaid vidinaid sinna juurde, et ta ei oleks täpselt sama, mis ta oli õpilasfirma ajal. Et näiteks uus uuendus on nüüd, et on võimalik rihma ära võtta täiesti, et saab ainult nagu nii-öelda selle istumisaluse osa nii-öelda siis võtta, et meid on võimalik leida sotsiaalmeediast Toolik by Family Works ja seal on kõik nii-öelda tellimise info ka üleval. Mul ei ole küll küsimust, aga ma tahan öelda, et te olete nii inspireerivad. Seda sära on silmades nii palju, et minul kui päris eakal inimesel, mul tuli praegu see tahtmine, et tahaks midagi uut ja põnevat tegema hakata. Nii et suur tänu teile. See on küll vägev tagasiside, aitäh. Ma omalt poolt lisan seda, et see õpilasfirma tegemine minu puhul vähemalt andis väga palju seda indu, et kuna ma õpilasfirma protsessis näen, ma toodan, müün, turundan, teen raamatupidamist ja kõike tegelikult me teeme seda meeskonnas koos. Ja ma olen õpilasfirma aasta jooksul seda nii palju näinud, et täna ma olen ideaalne väikeettevõtte töötaja, kus mulle väga meeldib väikeettevõtetes töötada. Ma lähen turundajana sinna sisse, aga tegelikult ma pean seal tegema raamatupidamist, ma pean seal tegema natukene müüki, võib-olla mingit tootearendust, mida iganes ja mulle meeldibki see, et ma tean selle ettevõtte kõik protsessidest nii palju kui vähegi võimalik. Et see on ka üks asi, ma arvan, mida õpilasfirma kaasa andis, et töötajana ka sul on see laiema pildi nägemine võib-olla. Jah, üldiselt ütlevad, siit tuli ka praegu välja kahelt inimeselt, kui õpilasfirma lõpus me küsime, et mida te olete kõige rohkem õppinud ja võistlustel ka. See on 2 sellist stampväljendit. Üks on aja planeerimine ja teine on meeskonnatöö. Ja meeskonnatöö paistab, et on tegelikult veel sageli kõige raskem. Et mul oli üks poiss, kes juhina, täpselt sama, mida sina rääkisid, oli see, et ta püüdis alguses kõik ise ära teha. Ausalt, tema püüdis ikka lõpuni. Kõik ise ära teha, kuna ta ütles, et teised teevad kõike halvemini. Aga lõppude lõpuks jääb pooltööd tegemata, mis siis, kui ta teeb natukene halvemini. Ja kui see programm lõppes, siis kui ta kaitses oma seda õpilasfirma lõpptulemust, siis ta ütles, et ma õppisin ära, see oli küll poiss. Aga ma õppisin ära ühe asja. Ma õppisin ära selle, et mina teen tulevikus ettevõtlust ainult üksinda. Ja see jumal tänatud, kui ta selle ära õppis. Eks ole, kui ta ei ole suuteline ümber kohanema. Et ei kiusa teisi inimesi vähemalt. Jah. Nii et jah, ja neid tööoskusi tegelikult õpib kaasa lihtsalt. Et ma ei tea, kuidas on teised õpetajad. Mina ikka alatasa kirjutan oma õpilastele tõendeid, et ma palun vabandada nende puudumist sellepärast, et nad lihtsalt tegelikult kas toodavad pingsalt mingiks kohaks või midagi muud sellist. Nii, kas kellelgi on publikumist veel küsimusi? Ei ole. Kui paljudel on teil kogemust mingil määral, kas lapsed või keegi, kes on teinud õpilasfirmat? Nii, ja kuidas on nende reaktsioonid? Seal on endised tegijad, jah? Just. Jah. Nii, kas tahate rääkida natuke? No tere kõigile, ma olen Katriin, käisin Viimsi gümnaasiumis koos Anniga ja tegime õpilasfirmat. Meil oli siis käsitööna valmistatud padjad, pleedid, ehk siis ka selline käsitöö väike ettevõte ja väga tore kogemus, nii et tore neid lugusid kuulda ja nüüd tegutseme teise ettevõttega koos, nii et ka sealt niimoodi edasi arenenud. Te tülli ei läinud oma vahel?
seda meil juhtub ka, et õpilasfirma tegijad on alguses head sõbrad ja pärast tuleb välja, et pärast õpilasfirmat ei ole enam. Et teiega ei juhtunud kellegagi seda või? Jah, et ei, seda juhtub ka, sellepärast et väga raske on kohati õpilastel leppida sellega, et üks on juht, kes on tulnud nende hulgast. Ja aeg-ajalt on tõesti nii, et mõni teeb vähem tööd või tajutakse, et teine teeb vähem tööd, vahel ei teegi. Nii et siin ongi see juhendajate roll päris suur, mida on vaja teha. Ma võin kommenteerida, sest mina alustasin ettevõtted koos vennaga kunagi. Ja see teekond läks õnneks lahku, vend lahkus ettevõttest ja ta läks ära veel nii, et mul oli 1-kuine beebi süles, nii et mõtlesin, et oi kui tore, et vend on nagu siuke tugiisik ja siis, aga tema oli oodanud pool aastat, millal öelda, et enne sündi ei tahtnud öelda, et ta tegelikult tahaks teistsugust elu või midagi muud teha. Nii et see oli raske aasta, aga tagantjärgi see oli nii hea, et me nii-öelda ikkagist otsustasime eraldi minna, sest et minu jaoks muutus ka otsustamine palju lihtsamaks. Mingid teemad, jagada ära vastutused, kui üks näitab ennast oma tegevustes hästi, teine mitte, siis see on suur kunst omaette kellegiga koos teha. Nii et minu abikaasal on ka see kogemus, kus nad on äripartneritega laiali läinud. Me küll nagu kõiglist ütlesime, et õpilasfirmas meil ei ole juhtunud seda, aga päriselus juhtub seda väga palju ja see on see, mida õpilasfirma õpetab natuke juba, et 7 korda mõõda või mõtle enne, kui sa leivad ühte kappi, paned ettevõtluse maailmas kellegiga kokku. Ja siis ka on erinevad koolkonnad, kes ütlevad, et võrdselt jagada osalused ja mingi, et osalus on enamasti üks nendest teemadest, mille üle vaieldakse, et kuidas me siis raha jagame või kes kui palju omab selles ettevõttes ja teine koolkond, kes ütleb, et üks peab olema liider ja siis teistel on omad rollid seal täita ettevõttes, nii et õiget vastust ei ole, aga faktiliselt neid laialiminekuid ettevõtja elus ikka on ja need on alati valusad. Väga stressirohke aeg. Ei maganud ma hästi. Beebi oli väike ja vend oli läinud aga tänaseks on selja taga ja pigem tunned oligi õige, et praegu on see nagu ära tasunud. Nii, Krisse, ja sina võtad selle riski ja lausa koos oma emaga hakkad tegema? Jah. Ma arvan, et mina ja mu ema saame väga hästi läbi. Võib-olla see tulevikus toob erimeelsusi. Kindlasti toobki. Aga ma arvan, et me oleme sellised inimesed, kes saavad nendest erimeelsustest üle koos rääkides ja suheldes omavahel. Pean lihtsalt juurde lisama, et võib-olla tänu sellele, et sa emaga alustad, sul on üldse võimalik alustada. Mina ei oleks seal, kus ma täna olen, kui minu vend oli esialgselt nagu toote arengule nii palju andnud kaasa. Nii et vahest isegi sõltumata kellega sa alustad, alusta ikka. Ja isegi kui lähed laiali või toode on hoopis muutunud ja nagu näha sinu toote vastu on siuke nõudlus juba, et võiks seda igal juhul toota ja teha. Nii et edu. Ma mainin siia selle ka, et me teeme seda ettevõtet siis koos minu tädi, minu ema ja minuga. Et ma arvan, et minu tädi toob sellist teistsugust energiat meie vahele. Ettevõtte juht on minu ema. Kas Meribel, sina tahad midagi lisada? Sina ka vist natuke ema soovitusel tegid oma firma? Kusjuures ema ei sekkunud absoluutselt õpilasfirma tegemisse, et ma üsna tihti küsisin talt mingeid küsimusi, aga ta ütles mulle peaaegu, et iga kord, et Maribel, sa pead ise õppima või kuidagi, et ma olen harjunud ka kooli minnes juba sellega, et ma pean kõike iseseisvalt tegema ja ka kodused tööd, et üsna lihtne oli minna ema või isa juurde, et kuule, et palun aita mind sellega, aga tegelikult, et ei, sa pead ise hakkama saama ja muidugi vanemad saavad siin suunata ja eks ta muidugi aitas mind, kui mul oli päriselt vaja ja kui ma tahtsin nõu küsida. Aga jah, ma pigem ikkagi tegin ise selle otsuse, et ta mind ei suunanud. Aga võib-olla
kommenteeriksin seda, et kui teha ettevõtet siis mingite tuttavate või tõesti pereliikmetega, siis mina olen aru saanud, et on inimesi, kes tõesti suudavad seda teha. Aga kuna ma ise tegin õpilasfirmat tegelikult oma klassikaaslastega, kes olid minu väga head sõbrad ja mind valiti tegevjuhiks, siis kõige keerulisem oli just see, et kuidas sa annad enda sõbrale või sõbrannale sellist võib-olla natukene konstruktiivsemat kriitikat, et see on selline asi, et kui sa oled juht, siis sa pead teadma ja kui sa teed oma tuttavatega ettevõtet ja juhina, siis sa pead ikkagi teadma, et selleks, et asjad liiguksid edasi, siis see konstruktiivne kriitika on oluline ja sa pead seda tõesti andma neile, et isegi kui see võib-olla ei ole päris mugav või lihtne, et siis seda tuleb teha. Aitäh! See meie poolt kõik, ma arvan. Ma arvan ka, jah.